tere! Nagu te ilmselt juba tänase video pealkirjast nägite, siis selle video teemaks on suve bucketlisti tegemine. Kui keegi ei tea, mis bucketlist on, siis see on põhimõtteliselt selline nagu to-do list ja siis sa üritad suve jooksul need asjad ära teha. Ma ei tea, kas oli arusaadav, loodetavasti. Aga täna ma siis kirjutan selle valmis. Ma kirjutan selle siia oma üleüldisesse to-do listide märkmingusse. Samal ajal, kui ma seda teen, ma söön. Sest et kes ei armastaks toitu. See on kaus. Ma olen ühe korra veel kausist söönud. See kausi toidukoht, mitte lihtsalt taldrik. Te vist kõik saite aru, aga esimene asi, mis ma siis teen, on põhimõtteliselt otsin lehekülg, kuhu seda kirjutada. Ja ma arvan, ma kirjutan näiteks nende peale. 2 hours later. Ma olen nagu lõpuks ometi see on valmis. See on siis minu praegune lehekülg ja ma panin need kastikesed. Ma lihtsalt kirjutan muidugi rohkem asju. Kõigepealt ma arvan, et nagu ma pean õppima tõlgis. Tõlgidest rääkides ma tahaks minna ka perega tõlkima. Siis ma tahaks kuidagi muidu minna mingisse kohta, kus on nagu õues bassein. Tegelikult ma arvan, ma panen selle asemele, et ma tahaks minna Tallinnas veekeskusesse või nii. Juhul kui nagu vesi on külm. Ma tahan kindlasti minna lõbustusparki. Ma tahaks käia Ameerika mägedel. Üks nagu täpsem asi, mida ma tahaks oleks see, et me sõidame sõbraga ratastega kuskile matkaraja juurde või mingisse looduslikku kohta. Mingi koht, kus on igal juhul nagu palju muru. Ja siis teeme selle pikniku. Ma tahaks spoonikusse minna. Ma arvan, ma tahaks ka sõita laevaga Soome, sest et minu meelest mu vanemad nagu oleks nõus sellega. Ka reisida mingisse sellisest välisriiki, kuskile mitte Soome. Mul on üks sõber, ma ei käi tema juures eriti tihti, seega ma 100% tahaks minna tema juurde. Kindlalt kirjutan üles, et ma tahan tema juurde minna. Ma isegi ei tea, kuidas see käib. Aga põhimõtteliselt ma tahan minna kuumahupalliga sõitma. Ja. Nii, järgmine asi, mida ma teha tahaks, oleks olla päev otsa ilma telefonita. Ma võtan hetkel Budartinist natuke inspiratsiooni. Seega ma tahaks ilmselt... Ma tahaks ehitada õueonni. Siis ma tahaks pidada veesada. Ma tahaks teha ise mingit jääjooki, käia loomaaias. Ma pole seda nii ammu teinud. Ma tahan proovida ärgata varem ülesse, aga see on võib-olla üleüldine. Mul said ruudukesed otsa, seega ma teen neid juurde. Seega palvetage, et mu käed ära ei sureks. Mul on juba kõik ruudukesed tehtud. Üks asi, mida ma kindlalt tahan teha, on käia Tallinnas ja käia oma lõpuga ujumas. Ma tahan teha limonaadi ja müüda seda tänaval. Ma tahan minna natuke suurema grupi sõpradega nagu kuskile kinno või kuskile lihtsalt hängima. Ma tahan teha mingi sõbraga sõpruse käevalusid. Ma tahan teha mingi oma sõbraga laulu. Ma tahan käia kuskil turul. Ma tahan teha mingi päeva, kus ma lähen kaltsukatesse. Ma tahan muuta oma tuba ja teha suur puhastuse. Ma tahan ka teha trenni. Mul on natukene õllekõht, eks ju. See on väga veider, aga ma lihtsalt nagu tahan teha palju trenni, eriti nagu kõhvalihaseid. Pidada veesada oma sõpradega. Ma tahaks teha nagu ise jäätist. Siis ma tahan minna sõpradega või mõne sõbraga rulatama. Ma tahan minna bowlingusse oma perega. Ma olen seda varem palju teinud, aga see on nii lõbus. Reaalselt 20 minutit varem. Ma tahaks bowlingusse minna. Ma tahan ka lennutata tuulelohet, sest et uskuge või mitte, ma pole seda mitte kunagi oma elus teinud. Oh, jaa. Ma tahan proovida kanda nagu kontaktläätsi, nagu värvilisi. Ma tahan osaleda paljudes õnneloosides, nii paljudes kui võimalik. Üritan võita. Nii, meil on kõik see täidetud. Mul on üks viimane veel kirjutada. Ja ma mõtlesin, ma kirjutan nagu ühe lihtsa asja, aga samas nagu ma ei tea, kas ma tahan kirjutada midagi väga lihtsat. Okei, ma vist mõtlesin välja. Ma tahaks minna Pärnusse ja siis nagu minna Pärnu spaasse näiteks. Ma olen seda täitnud 2 tundi. Siin on mu nimekiri. Ma olin nii õnnelik, et ma olin valmis. No ma sain teada, et ma olen üks asi peal kodu. Ma tahaks minna kuskile ja sõita nagu hobusega. See oleks väga tore ja see on viimane asi minu nimekirjas.
Also, ma lisan Starbucksi minemise sinna nimekirjast, et nagu neil ikka veel ei ole Eestis ühtegi Starbucksi. Hallo!